Nii, ja siis minna sinna kerin sinna alla otsa. Vaata see... Oota, kui vannaks siis isa elas? Oota 40-ndal? 41. suri ära. 41. Ja 86 sündis? Ei. 87. Mis ta siis oli 45 aastane? 87 ja 21. augustil sündis ja 41. 2. oktoobril suri. Nüüd 50... 55. Siit oli muu vanasest kummel noore. Siis ta oli päris noor mees. Ja siin on nimi. Ei, ta oli noor. Ja ta isa oli 49. No ütleme, Annes isa 49. kui ta suri. Kas Kõleb noored. Kas vana tuli 97 sündid? Vana tuli seda, me ei ole oma üles kirjutatud, aga... Koju, siis ma istun sul tagasi. Mine praegu tagasi või mine välja, eks ju? Okei, tšau. Sest see oli mulle täitsa üllatus, kui ma siis selle Priidu surma aastat 1903 ära suri, et või ta oli siis 2-aastane, aga Johannes siis ja ainult, mis ta oli 17, see oli mul ka, ta oli ka korulaps selles. Just täpselt. Aga jah, mõnda, et... Aleksandr oli see kõige vanem või? Ei ole? Kuule, ma ei tea seda. Sünni aasta järgi sul oli. Sander oli kõige vanem. Aga sellepärast, et millal see Anton sündis. Seda ei tea, üks tüdruk olevat käima ütlema, aga seda ei tea. Üks tüdruk oli ka sellest, ma ei tea mitte mida. Aga sinu isa ja ema oma vanaemadest ja vanaisadest ei rääkinud midagi? Ei, mina tea, enam ei võinud rääkida. Aga sellal ei räägitud lastel ka. Küsida ei tea. Kus kohtus sul vanaisa maetud on ta ei tea? Karjal on. Kuule, keegi pidi olema Jaani surna maetud. Siin oli meie emm, kes meitid kasvatas. See oli Kirviraiu ja Maria. See oli Kirviraiu ja Maria. Aga Kirviraiuid olid ju Taalikul ka. On see nendeks sugulused? Kuule, Kirviraiuid olid jah, nõnda siit... Raiu või Kiviraid? Kiviraiu jaa. See on Saare või Karedamõisa nimi. Tõsi, jah? Jah, need on ilmselt Karedamõisast välja läinud. Seda emm rääkis ikka, kuidas ta oli Karedamõisas siis teol käinud, tööl käinud. Ja kuidas see Veisa ära, kerast oli nendel palka maksnud ja mitte albakollasest meinikust mitte midagi rääginud. Et see oli kena aeg olnud. Tüüd olnud ja rahasalt ka. Noh, näed. Jah. Aga jah, nüüd, et Priidu isa oli Mart Kuuder ja siis selle Priidu ema seal Kadri ja see oli Neiun oli Piht ja see on sealt Võhmuküla Karvalt. Aga nüüd oli sedamoodi, et selle Mardil oli 2 Kadrid naiseks. Siis kui Kadri suri ära, siis oli teise? Siis võeti teise. Vaata sellepärast need asjad lähevad sassi jälle. Jah, et see nagu ei tea, kelle omad need on. Jah, kes oma, kes võõras. Ja see nende ema, kas siis on kuskil mingi, kus see Ingel siis veel? See oli Viiu? Ei, see on Viiu poole pealt Ingel. Aga oota, tahad sa nüüd seda ka teada, millal need jälle Osvaldid ja kõik sündinud on? No tähendab, see Viiu ja Johannes lapsed. Et noh, mis aastatel. Ja Osvald Kuum on sündinud, Osvald oli Kuum. Ja 24. detsembril 1914. Ja siis on Nete on, kas ta oli ikka Netest nii palju vanem? Tähendab 6 aastat. 6 aastat, ta pidi 6 olema. Ta pidi olema, jah. Ta oli 6, jah. Ja 20 on sündinud Nete. Ja Nete on siis 25. detsembril 1920. Mart on 30. november 1922. Voldemar 14. veebruar 1926. Linda, sulgudes Priskilla. Kas ta rääkis seda? Ta ei tea seda mitte keegi, saad aru. Ta ei luba seda mitte kellelegi. Kuule, see on nii ilus nimi. Priskilla. Ta ei luba seda absoluutselt. Elvis Pressi naise nimi. Ja see on 1. aprillil 1928. Ilja on siis 5. septembril 1933. See on, kuidas saab üks neitsi nii põhja vajuda? Ma ei saa sellest asjast aru. See pidigi olema seda, et kui kuradel näpu annab, siis enam pidama ei saa. Aga mitte keegi ei tea, kas ta maetud on? Ei tea. Ja mis kaebust? Ei tea. Ja Linda lubas ikka otsa minna, nüüd Linda vabanaseb läheb. Ja siis see jälle kõrgemal Miia on olnud Neiuna Väli.
Väli ja siis ta on. kuule, aga vanaemal oli, oota, mis aastal ta sündinud oli? 1893, 93, aga kuupäev oli kas natuke oli 28 novembri. ja kas oli 10. juuli 67, kui suri? Issand, kui mul oli rinnas haige. Kui mul oli rinnas haige. See moment, kui vanaema suri, ma olin teises toas ja siis, kui ma kohe karjusin valust ja ema ja tädi Ilja tulid siis minu juurde ja ma ütlesin, et mul on nii valus rinnas ja ma mäletan, kui tädi Ilja ütles, et aga vanaema suri, mamma suri just praegu. Ja siis Kõrgla Miia on sündinud 57. aastal, aga siin mul kuupäeva ei ole. Ja Priidu on 54. aastal sündinud. 1854, jah. Kui kaugel see Johannase tagapoole läheb sul juba välja otsitud? 1800 algus või? Kuule, need on mul, võtta selle Marti isa peaks mul ka veel olema. See on, aga need mul ei ole siiris, need on mul seal. Aga kus sa need üles oled leidnud? Kirikuraamatust? Kirikuraamatutest, jah, niimoodi, et praegu on nii ilmus hea, praegu saab nüüd, ütleme siin Saagasse saab sisse. Netis, eks? Saagasse, jah, see netist saab nüüd kätte. Lähed ajaloo arhiivi peale ja siis sealt lähed Saagasse ja nüüd on Saaga 2, mis sealt on üsna kerge leida, aga teine asi on, sa pead teadma, mida sa otsid. Aga esimene asi oli see, võtta Karja kirikuraamatut, seda ma lugesin siit linnas arhiivi raamatukogus sealt selle aparaadiga. Aga siis, kui ma Tartusse läksin, see oli omamoodi tore asi. Need samad aparaadid seal, järsku äkki saab kõik pimeks. Mis asja, mis nüüd ära lõhkusin. Aga see oli silmade puhkumise aeg. Ja siis teist kord ma käisin veel Tartus ja siis ma lugesin neid Ööriku kirikuraamatuid. Aga noh, selle natukese ajaga ei jõua nii palju. Või ei tulegi? Ja siis ma kirjutasin oma... Ei juhta tuleb, okei. Ja siis ma jälle kirjutasin oma siuksed jälle natuke välja, et mõtle see Õrikul oli, kuidas läks ju vene usku ja siis oli vene... Tervist! Tere õhtust! Ja papp pidi kirjutama vene keeles ja... Oot, saad sa seda siia poole või? Ei, ma tõhvan selle eest. Tule! Midagi ära luua. No tervist! Tere! Proist viia? Ei, ma ei saagi siis, mul siis ikka kõrva. Siis ikka terve viisus pole teinud, aga Kajad pole ammul teinud. Ei, Kajal on nii kiire praegu olnud, ma läksin ju partei tööle, nii mul ei ole aega. Mis sa praegu teed? Nüüd ma pean tööl olema, ma olen Isamaa Respublika Liidu arendussekretär Saaremaal. Ja kus sul see kabinet? Tallinna 26. Hakkasid ka poliitikaks. Ma olen funktsionär. Tal on sellised paberid, et ta ei saa midagi uskuma. No sa oled liige ka. Ei, ma pean uskuma, oma usku ma ei vahetanud. Usk on mul õige. Usk on õige, jah. Usku ei vaheta. Ega siis oma tõekspidamisi nii kergelt ei muudeta. Kuidas elu läheb muidu? Tasapisi, mis ta läheb, mul on praegu vabadust palju. On suvi ja puhkus, jah. Tule nüüd, vaatan, Karul mängib nüüd. ametlikult puhkust pole veel, aga etendusi hetkel ei ole. Nüüd 20 ma lähen jälle Viljandisse, et siis on jälle on proova etendus. Ja siis aasta hakkab puhkus ka, siis saab jälle koju jälle. Ma tahan seda ajaleht üles leida. See on hea, kui see oma rahul oli. No jah, ei, täitsa tore, amet või nagu huvitav. Mõttes, et tegemist on päris palju tegelikult. Ja ma vaatasin ka uudisid ära ja erinevad see ei lubanud. See ei lubanud enam viimane. See lubas liiguble. Ma tahan rääkida mida suunas. 1919. Saared jäävad kuivaks. Oled sa perekonnamehest ka või? Mis asja? Oled sa perekonda ka? Ma olen, ütleme nii, et elan koos, abiellunud veel ei ole. Lapsi ka? Lapsi veel pole. Elukaaslane? Elukaaslane, jah. Jõuab kõiki, jah. Ja noored üldse on jõudnud. Ma käisin Marta selle Tunnegi elamiga pensionäride või päevakeskuses.
issand, tead sa mul te tulite mulle mõlemad kohe ette, kui Katre naerma hakkab. Tal täpselt laasulaste naerdas ja see kogu südamist. Tead sa kohe oli siuke, ma ei tea, titest saadik pole teda näinud, eks ju. Ja siis järgmine, ma ütlesin, et sa oled ju ikka Vaika tütar. Olen küll. Ja kui siis kukub naerma, on lihtsalt nii armas on näha sedasi. Et kui oma sugulased kusagil niimoodi. No Katre läheb ka nüüd Tallinna ära. Kas Katre läheb Tallinnasse ära, nõnda, et ta jälle see aeg sai tal nüüd siit läbi ja ta enam ei kandideeri. Siin laua ääres istunud Astrid oli koolis. Siis me teeme õhtuks omale ja nii kaua kui Priit tööl oli ja siis oli pärast jälle Priit vist jälle koju. Ja siis oli niimoodi. Seal ja Erki istus seal ja siis need suured jälle, need suured paljud naised, mis televiisoris näidati. Siis jälle nii kenasti ja Erki ütleb, iso, sa avaldad paljud naisi. Ja siis ma ikka Priiduga või see Kertuga nüüd Andre oli ju ülikoolis, polnud aega ja Anneli ja koolis õpetajaks ja Mandel tehti korbid ahjus, siin lendab taeval. Ja mulle meeldib ikka see, et mina seda liivapaberid ei hakka mitte kunagi sööma. Meist said kõigist sarnasid lõikama oma lestalilest tünke, eks ju. Jah, aga ilm on ka ju, mis mõt sa saarlaseks said? Saarlastel eesti keelt õpetame, aga ei kurat õppust võtab. Mõtlesid ise, õpetasid sind ära, jah? Oi, ma mäletan seda meremehe vormis poissi. Aga mina millega pärast ei mäleta. Sa ei mäleta enam või? Issand jumal, Palmi tuleb koju ja ütleb niimoodi, kuule, ma abiellun. Ma küsin, et issand alasta, mis sa nüüd tegema hakkad? Kellega ma pole kuulnudki, no sa olid ju juures vahepeal. On üks meremees, Heino on nimeks. Issand, ma mõtlesin jah. Issand, ja siin ma mäletan Kerti seda esimest Palmi. Heino oli merel ja tal tuli ju allergia, meeletu allergia nahale. Ja see oli ikka seda aega, kui keegi teadnud, et see võib piimast või toidust. Tegelikult oligi hirmus küll. Mitte midagi, Mul on film ees ja aga siis oli ju seda, kui Kristiina sündis ja Kristiina ei talunud lehmapiima. Ja siis me käisime kõik need venelased. Ma oleks ju ära surnud. Ja kõik... Teil on lapsena juhtunud mingid sellised äpardusi? Mitte midagi. Autosid mootorrattid pole olnud. Minuga ei ole mitte midagi juhtunud. Ja seoksed asju nii küll, mis oleks võinud juhtuda, aga mitte midagi. Puudelattas ma oli ühte järgi. Ma olen ikka ütelnud. Ema ja läksid seokse sile, rebisid seokse sile, kui sa ühte kahtselt selles kõrg. Me jooksime teile suvel. Seda, nende kaskadega sõitsite ka vahel või niisuguste noorte? Ja see digijärjes olid. Ja muidu peal ratastel üles rahtus oli teada juba. No jah, ratas ju sõitid üles. Ja siis kui tuli, et see laps ära kadus. Metsa on kasvanud, see oli teada, mis rohkem puu otsas kui maa peal. See oli kõigil vist meid, me kõikusime ju ka. Aga ma ei aasta puu otsa saanud. Miks? Seda on ta elu läinud. Ma olin rohkem puu otsast, kui isa teadis täpselt, mis see kaselatvad ma kõigil. Ja siis, kui ta töökoja juures tulema hakkas ja selle vilega veel. Siis me pidime hirmus kiiresti puu otsast maha ja kõik üle põllu isaga vastu. Issand, oli ikka kena küll. Aga ma ütlen, et jah, et vahest mõtled, et kui sa tänapäeva lapsi kasvatad ja lähevad metsa, pange oma kummikud jalga. Kus pistis ja toks kimmita, jälle kimmita. Nii kaugel nad üdisi viimad tähe, pole pealselt seda. Ja kohe, kui ma kivik lõi, oli tagasi, tõmbas pea tagasi, ta alles võid mul jääbita. Ja tõmbas pea tagasi, mis ta jälle, ma lõi jäldaks. Mitte midagi. Ühte järg oli ussadega segamini. Majahoov ei tulnud teile sinna? Oli küll, pesukaus oli õues ja siis emme võttis pesukausi ära, siis oli ümber, seda on ta rõngis ümber selle pesukausi jäi seal. Praegu pidi Saarkoppel see
tapnud, et oleks nüüd maha löödud, mitte keegi pole neid tapnud. ei tapnud. Ei ole, läks Vene jälle ja. vaata praegu pidi Saarkoppel Arnu ju seal tumas. siis Kaljule ka tervis. Ikka viime. panin laualuka peale hakkama. jah, et see pidi ju kevadel tahtub, et ta räägib nende ussidega, ussikuningas pidi tal käima mingisugune. Ja siis ütleb, et vana eterniidi tahvlid on maas ja siis on päikse käes on kõik niimoodi eterniidi nende lohkude sees nagu vorstid nagu angelid sirgu. Robin või? Robil jah. see näeb luulusid äkki. ei ta ei näe luulusid. enam ei näe. ammu ei näe. Ma lapsed nägi ussikuninga. nägid või? Olleri suus. Ma istusin seda kivi peal ja aja peal selle kivi pealt ära riisin ja siis tuleb uss, tuleb siit moodi jalgu tagant läbi, pea püsti ja suured sarved püsti. Mina juttu ruttu rääkida ja meil ma nägi ussikuninga. Nad soovisid sa ka midagi, et kui sa ussikuninga näed, siis tuleb midagi soovida. Ma sain mullu selle aega soovida, ma hakkasin mitu kord seal veel istumas. ootamas, et saab. oota, mis sarved tal siis olid? Aga nüüd ma nägin just televiisoris jälle uss, suur madu tuli ja vaata, need konna tagumised jalad, need olid lavidad. Need olid pea püsti ja need olid siis nagu ussil kroon ja ja ma siis vaata, kus mu ussikuningas nüüd on. kus on ära see. ta oli samasugune? Näe, seda saab küll sama oli. Vaata, kus mu ussikuningas on. Konna tagumised jalad. muidugi seal on ju neid lestad ja need on ju laiali ka veel ilusad. Näe, ja siis ta pea püsti kallatus ka, vaatab, tuleb siit, oli kus see kroon peas. ja muinasjutud on ju ka ainult ussiningast. Oligi tõsi. aga see oli siis rästik või nastik või? Ei, seal nastikud, noh selle ikka seal metsa, seal metsa äär, seal olid jälle nastikud rohkem vee sees, kui ma lehmadega sealt. jah, seal on, nastikud tahavad väga siukest vesist maa. jah, vesist. kui lasen teised inimesed magama ka. kell on juba 10. jälle väike on alles üle. no nüüd praegu ei lähegi pimedaks ju. võime hommikul istuda. hommikul istuda ja. aga noh, sellist asja ei ka arva seda, ma pole sind 100 aastat näinud. ei ole olnud aega. Hardi ütleb mulle, aga me pole kumbki nii vanad veel. ja täpselt. ei, kuidagi on väga kiireks läinud jah, et nii palju on ju nüüd vaja õppida ja käia. aga selle siia ka. kuule, ema jälle, räägi, mis sellest mannast sai? ei, ma ei tea, kus see kadus, see sõjaajal kadus ära, ma ei tea. see oligi see manna. ei, mitte see ei olnud sõjaajal kadunud, sest nad tulid ju enne seda revolt-, kas siis, kui nad Petrogradist tulid seal? ei, ta oli suur tüdruk, oli ju veel siia. Nad tulid ikka Petrogradist ära ja ta oli ju siia. ma mõtlesin seda Petrogradist. miks nad Petrogradist ära tulid? tuli see sõja eest ära. või oli see revolutsiooni eest? eestlased tulid revolutsiooni eest, tulid ära sealt paljud. aga kus siis ta elas pärast? ta oligi Põrgal. Põrgal ja kus siis tema lapsed on? Need ongi need värad või? ei ole, need on Juuli ja Marta ja Tolla. ja need ehitasid Tallinnasse maja? jah, see Juuli ja kuule, nad läksid ju, see Põrgalt nad läksid Pullipangal. Sander ehitas sinna maja. vot see, kes Nikoloosis Mägi võttis ära või kes? jah, see ostis selle ära jah, ja nende maja oli seal. ja nõndalt jälle, ma tean, et Olga pole ka seda teadnud, kus manna on. no see kadab siukese viimase sõjaaega. ta pole kodu olnud ja kus ta jäi või ei tea. aga see pole kuigi vana siis on viimase sõja ajal. see on kõige vanem. see oli kõige vanem. no jah, ja ma olin Marte kõige vanus. või oli Mart minust natuke vanem. ja Juuli oli noorem. Juuli oli noorem, jah, Juuli oli minust noorem. ja Manna oli ju veel vanem, siin ei tahu. Juulil pole lapsi? Juulil ei olnud lapsi ja siis Juuli, kes kasvatas Marte lapsi? ja Marte suri ära ja tütar jäi tal järgi ja Juuli kasvatas seda, see ette ütles, see tüdruk on siia Reinul mitu kord käinud. nüüd oli jälle Venemaa suvel, ikka Venemaa suvel oli käinud siia. ja siis Tolla, need olid Kiviõlis ja viimati tulid sealt ära, tal oli poeg ja tütar oli Tollal. ja siis Tolla oli surnud, Veida teadis seda rääkida, Veida oli seal nende korteri peal käinud.
ja siis seal Tolle on kasvanud, ega ta oli tütar ja poeg, kus kohtas need nüüd on? aga need peaksid ka siis olema kuudre? Need peaks, ja poeg peaks vähemalt kuudre olema. See on siis kuudree. kas Juuli oli ka kuudre? jah, oli. aga mis lugu see on, kus, et Veida oli kuskil kellegist põgenenud ja kuskil tiigis istunud või kuskil? Seda ei tea. Ilbi eest midagi. jah, see Ilp ja Villi ja... kui see Villi ära tapeti seal Imavedel. kas ei olnud arsti tiigis kuskil? sest ta oli juba ju, see oli ju see aeg juba, kui koloosid hakkasid. no jah, ja arsti tiik seal pole vett sees, see oli tühi. Ja siis ju ta siis seal okst all siis oli. Aga jälle, meie Lauril ta magas küll 2 ööd. Tõsi jah? Meie kodus laudil? jah, see Leppiku laudil. Magas küll 2 ööd, jah. Ta oli võlginud kodu magama. aga see jälle, võtta kelle raamat see oli, kus oli, et Männiku Harri oli ju see, kes selle Villi jälile sinna Kolgale selle need juhatajad jälle noh, et ülesandis. Männiku Harri jah, et oli vanem vend. Meetast oli vanem. aga kus see Harri praegu elab? Surnud on. See oli Alexipruunu isa. kas see oli Alexipruunu isa? ja need Harri oli siis selle noh, juhataja need jälle julgeolekumehed siis Kolgale ja nõnda, et nüüd Veida oli ju Männiku naaber seal ja siis ta oli ju ka hirmul. ahah, jah. ja Veida vist oli ju selle esimese koloosi, kas tuli esimese koloosi esimees? ei, esimene oli Saklas ja seal oli kuningas vist eesotsas, aga siin oli ta esimene koloosi esimees. no vaata. mina teadsin ka, et Veida on olnud, aga minu arust seda esimest koloosi nii giididele õpetati küll, et see on Saklas. Siia oli nii palju koloosisid, siia esiteks. Ütlemata vägev asi veel. no. näe, siia on terve see Orissaare koloosi asi peale joonistatud. ossa süda, see on nii huvitav vaadata. ja see on nüüd sedamoodi, et siia oleks pidanud jätk tulema, kuidas ta laiali jagunes, aga need on kuskil ka kõik jälle, kuidas ta jagunes. 48. aastal Kuninguste Karede Salu Väljaküla. Väljaküla, juunivõit oli siis. aga kes siis siin esimehi sul ei ole? oota, on ikka, näe, siis on Juhan Salu ja siis ta on jah niimoodi, et ühistöö on siis, mis ta on, 22. märtsil 49, nõnda, et Kareda poolküla, siis on Salu, Välja ja Imaverest on. ja siis on ühistöö ja Vjotor Kuuder on siin. jah, ja ta jäigi Vjotor Kuuderiks. ja nõnda, et Vjotor Kuuder on olnud Sangari, vaata, kohe kaua. selle ma tegin kunagi, ma ei mäleta raamatukogu ajal või noh, tähendab, ma ei tea, mille pärast ma selle ükskord tegin niimoodi. ja nüüd ma, mida aasta edasi, seda aasta. aga siis ikka ta ei ole esimene, sest et vaata, siin on Salu Juhan. Salu Juhan oli esimene. ja ausalt öeldes. ei, siia Saaremaal ta oli, ütleme see, juunivõit oli selle Kingisepa järgi teine. jah, just. jah, ja Kersti Paula rääkis ikka seda, et nad oleks ikka enne jõudnud. aga ma ei tea, mis siin vahel tuli, et need vist jõudsid ennem registreerida. seal on see, vaata Järmuti vana on ka kuskil seal ühel ajal koloosi esimees seal. see Maasimäe lahe kõnnastu 50. aastal, ühend Maasi, Aleksander Järmut. on ta on ju päris kaua ka olnud. Aleksander Kesk, ta läks siis teise Maasiga kokku. Võtta, kus see kirjutas nii ilusasti, et oota, mis oli jälle Lenini kool, Lenini koloosis oli ju, Sovhoosis oli, mitte kelle käest ei ole enam küsida. ma arvan, et mul ei ole samamoodi ema käest küsida. ma isegi ei tea oma kellaaega, millal ma sündisin. Kilingi-Nõmme haigla põles, arhiivid on põlenud, kusagil kaarte enam, kusagil ei ole edasi saadetud, eks ju. ja no mind viidi nii ruttu haigest ära ka, ma olin ainult 1 päeva, sest et ema jäi ju rinnapõletikku ja piima ei olnud ja koridori peal tõmbetuule käes oli olnud. ma tean, et hommikupoole ja siis viidi mind koju, sest isa oli lõpuks öelnud, et ta ei lase oma naisel ja lapsel surra ja oli allkirja vastu mind välja võtnud haiglast. et kui siin midagi ei tehta ja valatis ei panda
ja muidugi siis viidis mind koju, süüa midagi ei olnud, ma ju nutsin, ema piima pole saanud, eks ju. Ja Mahe oli küsinud, et mis tital viga on, tal on kõht tühi. Ja muidugi see nii kaua, kui isa emad ära pani, olin ma seal selline maas ja Mahe oli mul tuhlipudru ja jõhvikaid suu täis topinud. Süüa andnud kohe. Aga siis jälle ma ei olnud hääd tegema. Siis oli mul see suu puhtas, jah, suu puhtas tehtud. Vot seda siit ka. Jaa. Seda ma tõin. Nii kena on teil näha. aga vaata, see on jälle omaette ooper, mis jälle, kuidas need karedamehed seda kaarti mängisid. No see oli ikka omaette vaatepilt, vaata, oleks nüüd jälle, seda võib-olla oskab öelda Kasiku endale, aga endal on ka üks imemees selle koha peal. Seda peaks Hendli käest küsima ka neid isa ja... Tema oskab isast kohe palju rääkida ja ta tunneb lihtsalt puudust. Jah, et... Aga kuidas käis ikka vana Sander? Ja need kaarte ei mängi ja see oli omaette vaatepilt. Oi jumal, ja nali ja kui palju, alati suur nali. No see, jälgida oli. Aga no mamma ja Rauno siia ikka tegid ka ikka tükki veel 80 aasta vanustena või 70 aasta vanustena. Neil olid kogu aeg mingid krutskid sees. Olid küll, olid küll. Nad kordagi pole elu tõsiselt seda võetud või haakurast. Alati on naertud, siia ta naeres ka nii südamust vahele. Siia ma mäletan, kui see Silisilvi ei saanud enam lambaid tikutada. Et lõi ikka vaiast mööda pauh ja pidi mehi isat vaatama, isa oli vabaks. Saad aru, siis Rauno siia ette. Mõtlesime tuhvlid karkis ja panin Tallinnast kodust. Seal ei ole enam pliiatsi. Ma ei tea üldse, kus see on. Oli just seal hästi. Ei, siis ta on alles, ma ei ole puhkunud. Ei ole. Et siis oli siia mulle, ma tulin linnast tulist võtma. Ja isa lappi ja siia oli, või oli siia juba. No igatahes minu arust siia veel elas seda. Vanaema oli ju surnud, aga siia hoidis mind nagu oma last ja üks nii pehme inimene kui siia ma teist ei teagi, ma arust, ta oli siuke hell ja armas. Siia oli üks sinna. See oli, elas Raunal. Üle ühe maja. Vaata, kus vana armei roosteta käisime. Iga pühapäev ikka oli taval asi, Lepiku see põldeveida tuli meid läbi. Lepiku meiga vaatamas käis. Ta käis Lepikut läbi ja pärast läks Mäekülas. Ja ta läheb Lepiku kaarta. Ja ju teid pärast Mäekülas avalikult juba. Ja siis tuli siit läbi, lähen vaatab, Lepiku olid ka. Läksime sinna. Aadu oli just pärast Lepiku oli, lõpetas suitsuahi, tead kus suitsuahi Saare kuuli taga, seal lõpetas suitsuahi tegevust. Nii. Ja. Muidu kuhu ta sul läheb nüüd õhtulile? Jah, hiile. Suitsuahi jäi pooleli, lähme vaatame, Rauno Sander, maipühade aegust, et Rauno Sander oli olnud ka teid. Lähme vaatame, teeme Rauno Sanderi pardi kaartiga seal. Mina ja Aadu, Olli ja Veida läksime Raunale. Sanderi natuke purjus ka seal, võttis Manneru kätte. Läks tõin Manneru õlut, tõmbas ka keras selle kruusi täis ja andis see isa kätte ja äkkist võttis kätte ja väntas igavesel lataka, kurat, Veida lastus ilmi. Veida, mille see nüüd oli? Sander läks kuseti juurde, viskas kontslik kuseti peal maha ja magas. Küsi, miks see, Marta teab, miks ta lõi. Mis siia? Mõlemad olid ju Tohvri-Pauli juures käinud. Ei, või Tohvri-Pauli on. Tohvri juures käis siia ka ja Viiu ja... Ei, see jälle, nüüd sul läheb natuke segab selleks teine punkt oli, mis jälle, see pole... Mõlemad olid seal käinud. Ei, Tohvri-Pauli juures pole jälle... Ei, Veida pole seal käinud. Veida ei ole seal käinud. Kas see pole Rauno siia, vaata see, mis seal Imaverel oli või? No igatahes... No käis, pole või asi. Igatahes noorendamine ruutide pärast see litakas anti. Väga hästi sai. Mille see nüüd oli? Aga mamma ja siia olid Sandrile mänginud. Tõmbavad Sambri Aleks, et nad lähevad linna, ta võtab Viiu ka kaasa. Ja tegeb nali minna. Ja siia Madega selle jutu, siia rääkis mulle
ja siia tuulanud kõik jõhvikad ära ja pannud jälle korvi ja nii et nad meie omaga lähevad jälle sinna Orissaare turule ja mamma läheb hommikul sinna ja Siiaga seltsis ja sellel on aja taha sarab möösa ja ootan nüüd, et millal siis Sander hakkab tohvril minema ja seda ma toon siis natuke oodanud, tuluka pandud toas põlema ja teatuks aja pärast Sander tulnud toast välja ja sealt nendest mööda ja läinud sealt jälle tohvrile. Ja mamma läks kodus ja siia läinud siis silm nägu järgi Sandrile. Ja siis see väravas... mamma pole järgi läinud? Ei ole, mamma tuli päris välja. Mis ta sulle? Kas siia suure kivingi tohvri rahti siia majutte. Siis siia läinud, kus see pisike jalgvärav on seal tänaval. Ta on seal väravaposti taga, vaatan. Sander katsun uks on kinni. Maja taha, läin maja taha, tulin natuke tagasi, uks teinud lõkstik. Ja siis Sander läinud sisse. Ja ta läinud siis maja taha ja vaata kardel. See on seda vähe irukile. Siis nad istunud määre peal seal. Ja siis jälle Sander küsinud seda jälle pooli käest, kas magame ka? Ja hakanud ennast magama tehan. Ma olin nii ühale. Ma võtsin suure kivi ja panin plortsidega läbi akna. Ja siis jälle pooli pisnud pea hakkast välja, sest ta tõmmanud juuksed tõusesid. Siis ta käristab teda seal. Ja teades, et see oli tõsi, et ta pole uskunud, et Sander käib. Jah, ikka ei julge. Nii et ta tahtis seda nüüd tõesti näha, et ta tõesti seal käib. Ei, nad võivad kõik käia, ega meil seal seda keegi, kus nad käivad. Ja näe, sai siis jälle... Sa ei teistud materjali, mis see? Ja siis jälle seda siia rääkis jälle, lapsed koolis käisid Lida ja Asna. Siis seal küla vahel, siis jälle, kui ta Polli oli endal vastu läinud, tere litsiproua. Kas ta oli lapsed on tütled või? Ja jälle Asta oli siis seda jutelnud Poolile ja Pooli rääkinud selle Sandrele. Ja Sander on siia peale nii vihane ja pole lapsi ka osalnud mitte. Nii vihane, et sel ajal, kui ta tohvril käis. Siia oma... Ei no, see on ju selge, et naine niimoodi teha ei tohi, aga mis sa teed, kui suur armastus ja vihaseks ajab? Aga see, kuidas see oli, asi oli hakanud seda tulema ju, et siia peale aru saanud, miks jälle tohvrivanaid kogu aeg nendel jälle varteku tuumas käib. Ta hakkasid tohvril käima. Meilt läbi mamma seltsi jälle Raunale vardutku tuuma. Ega see Sander poleks muidu läinud, seda käis ikka kutsub. Ta käis ju meelitamisega. Ei no kuule, et ma räägin seda Silvit. Olgu muld talle kerge ja muidugi ma saan aru, et igal generatsiooni peab olema oma vanun inimene, kellega rääkida. Aga mu ema matusest on läinud ainult 1,5 aastat ja ma kuulen küla pealt, et abiell on minuga samal päeval. No kuule, ma olen väga sirge ütlemisega. Ma ei pea omal kukla taga midagi. Ma lähen isal lehma tooma ja loogiline ma ütlesingi Silvile. Silvi hirmus mesimagus oli muga. Ma ju nägin küll, et tahab Sander enam lambaid ega lehmi tikutada seal põllu peal, sest kogu aeg vaatas meile lõi ikka sellest mööda, sellest vaia otsast, eks ju, kas isa liigub või ei liigu õues. Ja muidu, kui ma läksin, siis ma ütlesin, tead mis asja Silvi, kui sa seda kõigile kuulutad, et sa samal päeval abiellud, kui mina abiellun, siis mina võin eluks ajaks vanatüdrukisse jääda, abiellu kui tahad. Ja sammusin oma lehma nööri otsast koju pool edasi. Ja muidu ma olin siis juba vihane, sest Silvi vaatas suu ammule peas otsa. Isa oli köögis ja ütlesin isale, mina küll ei kujuta ette, et minu ema jälgides, et hakkab siin keegi võõras naine tatsama. Et ma lihtsalt, et siis sa käid mul Tallinnas külas. Muidugi olin ma pipar. Aga ma olen, seda mul oli selline ideaal armastusest. Et ma ei ole kunagi näinud ju, et mu isa ja ema oleks palju häälega omavahel rääkinud. Ainult laulavad, tantsivad, isa sõidab pulga peal rattaga, tassib voodist 3 aastat naist, küll sööma, küll igale poole, eks ole. Ja mitte kunagi ei olnud tüdinud nägu. Vaat minul oli see isa armastuse etalon, ta oli ikka mul mehe unistus, isaga maailma parim.
mitte kunagi ei ole ta halvasti midagi ütlenud. Mitte kunagi ei olnud ta väsinud. Mitte kunagi. Mitte ühe vastu ebaviisakas. Ja siis mul tuleb siuke tunne ja järsku oli see kõik mul purunenud. Kui mulle öeldakse, et nüüd pole 1,5 aastat ma nägin, kuidas isa pidi auda kaasa minema emaga. Sest et ta nii elas seda üle. Ja vaat siis kogu see ideaal mul kõikidest meestest langes. Ja see oli mulle sel hetkel raske. Nüüd ma hiljem muidugi ma saan aru, et igal ühel on õigus oma otsuseid teha aga mul seda kogemust ju siis veel ei olnud. Aga muidugi isa ütles mulle... isa muidugi ütles mulle niimoodi. Aga kujutate, isa oli 47 aastat vana, kui ema suri. Ta on ju noor mees. Noor mees, puht füüsiliselt on noor. On ju? Aga muidugi isa siis tõmbas mind oma põlve peale, pani käe üle ja õlga ja ütles, et ei. Kajakene, ei sellist asja. Nüüd küll ei juhtu, et keegi sinu ema jälgedes siin käima hakkab. Ja muidugi siis ta käis läbi akna Silvi juures. Ma ju teadsin, et ta käib. Ma teadsin, aga muidugi ma ei ole Silvile ju midagi paha rohkem öelnud ja ma püüdsin aksepteerida vanemas eas seda. Aga ma ütlen, et me alati naisime, et kui Rajakene, see on selline diplomaat, saad aru, ta on tõeline diplomaat. Ja no Mahe ei ütle ühtegi seda. Siis Mahe ja Raja said Silvilt marjad muidu. Mina maksin turuhinna, kui ma üldse võtsin. Ma maksin mustsõstate ja vaarikate eest turuhinna. Ja minul oli väga kerge. On sirged piirid, siis on sirged piirid. Ja muidu, kui siis isa ikka, mõnikord poest käies, kui nad autod käisid Silvi kaasanud, ega ma siis ei lasknud Silvil ju jääda õue ootama. Ma ikka ütlesin siis, et tule, et joo kohvi ja... Ei no normaalselt ajasime juttu. Ja mul oli hea meel, et ta ei abiellunud taga. Ja nüüd ma põhjendan seda ka, sest mina lapsena kuulsin ju kogu aeg. Igal pool räägite seda, mitte... Et näed, Silvi pärast läks ära see mees oma naisega Saaremaalt. Ma ei tea, kes raamatupidasi kunagi oli. See oli abiellu. See läks mandrile, sellepärast, et Silvi hakkas ta mehe ümber tiirutama ja tahtis... See oli Anuisa. Vat nii. Aga Maire isa oli ju ka lõhkus jälle perekonna. Kuule, kas Maire isa siis ütles, et selle pole naist olnud selle tõele juurde, oli? Ei ole. No mina ei tea, aga mina teadsin, Silvist oli selline mulje minule kui naisele ja noorele neiul tehtud, et ta on üks perekonna lõhkuja, et on lapsed erinevate isadega saanud, nii meest ei ole, eks ju. Ja võib-olla ma ütlen, oleks see olnud Ausi Erika, oleks olnud ükskõik kes Tagavere naised, ükskõik kes tegelikult, nagu need väärtused oleks minuga nagu klappinud. Ega ma ei ütle, et minu väärtused õiged on. Aga vaat sel ajal ma ei mõistnud seda. Ja mina leian, et mina tegin asjad selgeks, klaariks. Ja mõlemad me saab isaga, pole ju kordki riidu selle pärast olnud. Aga ma ei kujuta ette, kas ma siis tõesti poleks koju tulnud enam, kui Silvi meile oleks kolinud, seda ma ei tea. Aga nii ta on. Ja selle ajal praegu ma mõtlesin, nagu Einu neid jutte veel siin ütles ja Einu oli ju Volli ja Veidaga koos, ta käis ju väga palju. Ja nõnda, et tänu sellele, et mina sain nagu ka Veidat palju rohkem tundma. Ega ta paha ei olnud üldse. Ei olnud, aga mulle nagu selleks läbireimist nii langest ennem olnud. Ei, ma sain Veidaga väga hästi läbi. Ja Veida oli siis nõnda, et kui laupäevad ja millal siia jahil läksid, iga laupäeval tuli. Ja siis, kui ta ööpäeval enam ei tulnud, siis tuli puudus. Ja siis teine asi oli pühapuhta, kui ta läks ikka siit mäe pealt läks Mäekülla. Ja seda peab ütlema... Ja see oli uskumatu, naised teavad, et ta mees läheb... See oli nüüd seda, kui Pisi-Tiida jälle Veidal mehel läks, siis ta oli ju naiste käest ennem nõu küsinud, et ta pela omete muga elu lõpuni. Ja nii palju suur vanuse vahe. Ja siis jälle, kui ma siin mehele läksin ja siis Pisi-Tiida jälle ütles seda, et meest peab elu teenima. Võtta, mida ta ütles veel. Ja aga siis ta rääkis seda ka, et ütles, et siis kui Alma Veida pruudiks sai, et siis tal enam elu läda ei olnud mitte midagi. Sest Alma pole ju Veidat ta vastu ülesessid. Ja korra oli ju paksida ka. Paksida see oli kohe olnud.
Paksil oli õelanud ja Paksil oli väga õel olnud. Jah, Ida rääkis, see oli see usutus ka veel Idad. või Veidad Veidad, aga no Mäeküla Alma, mis sa salata, ta oli ikka haritud inimene, ta oli veterinaararst ja ta oli minust väga tagasihoidlik inimene. tema ei toppinud ennast kuskile jälle pere vahele ja sedamoodi, et me käisime nüüd Mäekülaga läbi kuni jälle Alma surmani ja tänu sellele hakkas see läbikäimine, et Veida ja Einu käisid seal puid saagimas ja noh niimoodi, et kui midagi tööd oli vaja teha, siis Einu käis ka abis. ja mõtle, kuidas Alma Laurat hoidis ja kuidas tal käsitööd õpetas ja kuidas lille kasvatamist, et see on nii, et omal lapsi ei olnud, aga ta ei olnud õel, ta ei olnud kibestunud, ta oli väga tore inimene. Laura oli täiesti asi ja see Laurat rääkis ühte järgi, et Laura tõi tal jällegi ema küpsetanud, Veita küpsetas ise, küpsetanud kenad kooki ja Laura tulnud jälle tulnud talle ja ühte järgi ta rääkis Laura. aga pole ju vajagi vanal inimesel mitte midagi muud. sa, Karol, käisid ju ka Alma juures Laura koos. ma olen käinud, see oli hästi tore. hästi tore ja ma ütlen, et ma tõesti ellusega mõtlen Pärnavalli peal, mõned ütlevad, et ta on lollakas ja kõik muud. ja ta oli kummaline ka selles suhtes, et no ta oli omamoodi. aga mina aktsepteerisin teda. mõned ütlevad ikka, kuidas sa võisid nii, et nad olid surnuks ehmatanud, kui öösel pimedas toas me magame, saad aru, tugitoolid kokku lükatud, me magame seal peal, lapsed ka veel kaisu pugenud, eks ju. ja tead sa järsku üle selle diivani seljatoe keegi katsub su juukseid. saad aru, Kaja, kus sa oled? Mul lammas poegib, kas Kalju saab mul appi tulla? saad aru, pool kuud pimedale tuppa tulnud. ta teadis, et uksed on lahti ja ta teadis, et ta alati võib meile tulla. ja ma ütlen, et minu meelest võib-olla sellepärast ma ei ole kordagi Pärnavannit öösel näinud unes kui surnuna. ikka toimetab. ühe korra olen näinud ja ma pole teda elus niimoodi südamest rõõmsalt, õnnelikuna näinud naermas, valju häälega. ja ta pole kunagi, ta oli alati nagu mures. no muidu, kui ma siis, ta rääkis oma armastused ära, kuidas ta, kellesse ta oli armunud ja kuidas siis kirju kirjutas ja tal olid need armastuskirjad kõik alles. vaata, et sa need ära ei viska. Need on nii ilusad kirjad. kas jälle meest, oli tal mees ka? Tal ikka üks südamerõõm oli, aga see oli abielus. ja see oli kohapeal abielus. ja ta sai selle tütre ristiemaks. et vaat niimoodi. aga minu meelest see tappis ennast ära, see mees. see ei ole kaugel meist. et siuksed asjad. et väga siuke omapärane, tore inimene ja veidlustega tore inimene. kus ma olen ka teda näinud. praegu Kareda küla mehed olid, nad olid igaüks oli oma iseloom, igaühel oli ja aga jälle, kui nüüd ütleme siin ära kaovad, pole enam ei võita kedagi mäletada. aga see, nad olid kõik värvikad. Nad on kõik värvikad ja mis mulle sinu isa jutud kõik praegu kuskil kirjas on, kuidas nad siin Kraavi Sandrit narrisid ja kuidas see jälle Ida Sandril neid oakapindu ja sest välja hoopis. aga mis veel paremad olime, sellele lollakene Rauna, mis see oli? Tiiuli Jakob. mitte Tiiu õe. Jutale, ta oli täitsa siuke. ja lapsed on ju julmad, saad aru, me olime kuskilt saanud rosinšokolaadis, aga ega meil siis neid nii palju ei olnud, et täiskasvanud lollakale jagada. on ju? mis sa mõtled, et me võtnud lambasitta ja ei andnud talle? mida väga hullu tegime. mina andsin talle lambasitta. ja mõtlen vastu sai ka. muidugi sai nii, et suu vahutas rohelist. ta oli nagu ta oli, aga me ju ei teadnud. kõik ütlesid lollakas. ega me siis ei, laps on ju julm, kui täiskasvanud ütleb loll, siis me olemegi loll. siis laps peab narrima. ta oli lapsest kehvem. issand, kuidas me käisime Lauril maasikas. Lauril palju maasikaid. mõtle vaarikas. või vaarikas ja kuskil me käisime maasikas ka ja iga kord, kui mina võtan jälle on leht ja jälle on leht. ma pole ühtegi vaarikat ega maasikat saanud.
kuule, aga see, kui me jah seal Vaarikal käisime ja võtta, mismoodi meie Aitel ju Lauri-Marta restitöötaja ja oli ta siis jälle Aitele siia aru saatnud, et jälle või noh, et tulgu Vaarikal nappi. Ja te läksite meie nappi. Ja Tammel olid õudsad ja õunapuud. Meie isa istutas õunapuud aeda vaid sellepärast, et me ei peaks Vargil käima, saad aru, aga ega me siis selle õunapunni pärast ei käinud. See oli põnev, terve küla lapsed koos. Saheleje. Ja saad aru, me lähme. Enne oli see õunapus käimine. Ja saad aru, me lähme Tammele õunapuusse ja kõik terve küla, siin mitu küla ka pande, eks ju. Ja paras hämar ja mis sa mõtled, Tamme Juhan pole meid passinud või? Ta oli õunapuu all, teise õunapuu, kõik jooksuga, aga mina vist, mul oli pissi enam, ma ei jõudnud üle aia ronida ja ma niimoodi seda kükitama jäingi. Ja mind ta pole kätte saanud, teistel ta jooksis järgi. Issand pärast hiili mööda kadaka põõsaid õudne. Või kuidas me tegime, Karal just ütles. Ja Juhan jõusis teistel järgi. Ja mina pääsesin. See nagu mesitüded esimest Ja mul oli see ka sama asi, käisime Lauri õunapus ja vaata, mu püksikumu ja poisid tulid jälle, võtsid meid sealt ette ja me panin juurde selle kaasiku poole. Ja mu püksikumu oli katke õunakotti, seda püksi ja õunakotti pane vastu kitsu. Ja maksad ja ostame tüppes üle aja ja patsis maha ja kõik hüppasid üle aja muu ja teistel ja ma teist küljest kerastama õunakoti kodus. Pole uskusi mul. Ei, ja ma olin, kas Alex ja Bruno võtsid seesama. Mängime ja meie ajasime taga, nad hakkasid ju ratastega tagama, me läksime igas kiiruga eest ära ja Tõnn oli tavaliselt ja meiega, eks ju. Et miks me ikka Tõnniseid kaasa võtame ja teised poisid nagu Paul ja Bruno ja Mati, need ju. Ja et meid siis kontrollida, millal me öösel koju tuleme, saada, ta oli meie tee oot sellest pikale pandud, et siis ta näeb ju ikka, kui me ratastega üle sõidame, saad aru, aga ta loll oli magama jäänud. Me tegime tšutti ümber ja siis me ükskord mõtlesime, pesime saunas ennast, enne kui me sinna sauna lakka magama läksime. Ja siis oli veel nagu soe vesi ka ja kurutad, et nad hakkavad meil lakaluudist üles tulema. Aga meil ema oli ütlenud, kuuma vett. Ema õpetas meile kõik tollusi. Saad nagu, kuuma vett visake. Ja siis ma olin Rajaga enne varunud, me teadsime, et nad tulevad. Rajaga enne varunud selle kuuma vee sealt, ta on väga kuum, ta muidu ka ei olnud, jahtub ka ju. Ja nii kui nad sealt lakaluudist tulema hakkasime vajutama, valasime selle äärde neile pähe. Ja siis ma mäletan, 11. klass oli siis, et siis enne selle lõppu ma kutsusin kõik sünnipäevale. Ja meie ema oli see, kes andis poistele need pastatuubid kätte, et minge nüüd, kes magama on jäänud, pasteerige nad ära. Saad aru, igavesi lollusi. Aga siuke kodu oli küll, et mitte kunagi ei olnud hirm omale sõpru külla kutsuda või? See on väga oluline. On jah. Sest kui on jälle ütleme oma kodus, saab ka lastel tulla. Et see on. Ja isa ütleb ikka, et ta jäi siis emaga rahulikult magama, kui me läksime iga õhtu ma ütlesin niimoodi. Või hommikul õigem, ma enam täna kaskaelda palli mängima ei lähe. Uni oli ju nii hirmus, saad aru, me pidime kuloositööl olema normaalselt, hommikul varakult hobused ära tooma. Ja ega siis ei olnud päitsid ju, me tulime ainult lakast kinni hoidisid. Lõunal oli väga raske selle loorea peal olla, aga siis kui teised läksid ju tööle, sest hobuselõuna oli pikalt. Hobuselõuna oli 2 tundi ju. Me saime ju magada, aga pärast oli jälle pikalt tööd teha. Ja siis ma mõtlen, et ei, ma pesen puhtaks, söön kõhu täis ja magama. Esimene palli jääl kaskajast oli jälle rattasijas ja jälle purutasid minema. Ja isa ütleb, et nad ei jäänud enne me iialgi magama, kui nad kuulsid, et kaevust hakkas piimanõu üles tulema. Saad aru, et me oleme nüüd kodus ja nüüd läks selle suhku sai ja piim. Lähme ära ja sa ise väsinud. Kuule kena. Ja, aga nüüd me tõesti teeme, mis me kokku vaataksime. Mis on nüüd tahab tegema?
kas sa siit tahad tõesti pilti teha? jah, nüüd ta teeb pilti, ta on sind kogu aeg üles võtnud. mis see oli? ei tea, aga minu meelest. peale teinud jälle. tee praegu. tegid sa juba? ei, see võtab filmi peale. see on nagu kino, kõik hääled tulevad toast ja siis ta siin keerutabki nii, et igaühe peale.